Tere jälle. Olen Reetlaja ja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse juhatuse esinaine ja mäletan selle raamatu kokkupanemise algust küll, kuigi ma ise sugugi autor ei ole. Ja tahan öelda, et ongi väga õige aeg, võib-olla ka viimane aeg, et koguda kokku juba mälestusi nendest mälestustest, kuidas niisugused mälestused üldse kogutakse ja kokku pannakse. Ja meil Naisuurimus- ja Teabekeskuses kogunes niisugune rahvusvahelisem seltskond, kes siis leidis ühel hetkel, et peaks põgenemislugusid ja muid represseerimislugusid koguma, kuna meie need raamatu tegelikud autorid olid rohkem ingliskeelsed, siis ka kogu raamat, kui ta lõpuks valmis sai ja ilmus, on ingliskeelne, meil ei olegi eestikeelset ja meil ei ole ka venekeelset. Aga miks me ka nagu haakusime selle suurpõgenemise projektiga, oli alguses see lootus, et järsku saame kogu raamatu ära tõlkida vene keelde, sest see oli see projekti kirjutamise periood, kui oli juba Ukraina sõda alanud ja oli selge, et ka nüüd on jälle vaja sellest sõjakoledustest kõigi oma nüanssides rääkida. No päris nii hästi meil ei läinud, me saime siit just ära tõlkida 2 lugu, üks meie oma Ilvi Jõe-Kännoni ema lugu, kes 4 lapsega põgenes ära, ja teine lugu Elin Toona lugu, kes täna on meie hulgas ja nii tore, et meil on kedagi veel, keda kohe otse kuulata pärast. Ei võib tõusta püstist, võib-olla inimesed ei ole ju teid enne näinud, mina ka olen telefoniga kogu aeg rääkinud, aga ei pea hetkel tõusma. Eks siis, kui me toome siin ja istumise ja siin saaks vestelda. Kes veel püsti? Aha, sedasi, jah. Jah, kes on veel, muidugi. Jaa, et siin tahan ka siiski öelda, et see oli päris pikk protsess, ma nägin seda pealt ja kõrvalt ja 10 kordi koguneti juba, internet hakkas ka tööle, sai natukene kaugelt vahetada ka neid korrektsiooniga neid lugusid, ja seda, kuidas üles ehitada. See, et siin on lugusid nendest, kes olid represseeritud ja Siberisse viidud, siis oli neid, kes olid ka kohale jäänud, kuidas nende elu on, ja siis loomulikult need, kes said põgenema, ja jäid ellu, et üldse sellest rääkida, sest põgenemine ei ole kunagi ju niisugune lõbus lugu, sa võid igal sammul oma elu kaotada, et siin on ikkagi suur asi kogu seda süsteemi nagu mõista, et sõda on väga suur kuritegu ja sõdade algatamine on kurjategijate lugu ja selle tõttu kõik, mida me teame nendest saatustest, kõik tuleks fikseerida. Ma tean, et paljud väliseestlased, ma ikka ütlen väliseestlased, sest nad elavad väljapool Eestit sageli praegugi, mitte küll kõik, et nad ammu algatasid üksiklugude kirjutamist ja neid saab
praegu ka kas või Tartu Kirjandusmuuseumist lugeda ja Eesti Mälu Instituut, kes on siin see ametlik projektijuht, nemad koguvad ikka edasi veel kõiki dokumente ja siis materjale ja ka minu sugulased ja hõimlased käisid alles selge aastal materjale juurde viimas, sest see on väga tähtis. See tuli jälle meelde seoses Ukraina sõjaga, mis tuli aina ligemale meile ja on päris tänapäevas meie kõrval olemas. Ja ma loodan, et mõne aja pärast siin saab Jan Kaus sõna selle Sofi Oksaneni raamatu osas, et see on väga tähtis, et me ei unusta ja et me saame aru, kuidas need protsessid käivad, et kui tuleb sõda, siis sellega kaasneb aina julmemaid olukordi, aina raskem on, ma ei ütle sugugi, et naistel, nii naistel kui meestel ja lastel, milline see trauma on lastel. Neid laste traumasid, see mis jäävad ju ka surmatunnini, kui sa oled ellu jäänud 60, 80, ei tea mitu aastat. Et see kõik on väga-väga hirmus, nagu ei tahakski seda kuulda, aga ilma selleta me oleme veel suuremas ohus, kui me muidu võime teinekord olla. Ja siis tulles selle raamatu juurde tagasi, on oluline ka see, et kõik need, kes on sellel perioodil 1944 ja sealt edasi, tegelikult küll osa põgenes juba natuke varemgi ära, et kõik nad ka teaksid üksteise lugusid, kes veel olid elus ja kes on, sest ega kuskil ei olnud kerge. Ja kõigis meie suguvõsades on ju inimesed, kes siis kas rääkisid, enamasti rääkisid vähe sellest perioodist, mõned ei julgenud üldse rääkida. Aga pikapeale ikkagi need lood hakkasid välja tulema. Mõnedel juhtudel ju ei teadnud aastakümneid nende inimeste kohta, kes ära põgenesid, kas nad elus on. Ja paljud ei jäänudki ju ellu, oli ju neid laevatäisi, mis lihtsalt põhja läksid ja me ei tea siiani, kuidas olukord on. Ja mis neist siis sai, enamasti nad ju siis ei pääsenud. Oli ka neid, kes põgenesid ära ja ei julgenud endast märku anda, sest nad kartsid Stalini repressioone. Ja selle tõttu kaua ei saanud teada. Minu suguvõsas on küll kõik võimalikke neid olukordi olnud. Aga kui ma nüüd päris enda pealegi mõtlen, et siis mina olen sündinud 1950. aastal. Minu isa viidi Siberisse ka 1950. aasta sügise poole. Nii et mina nägin oma isa siis, kui ma olin 5,5-aastane, sest juhtus nii hästi, et Stalin suri ja see 25+5 aastat ikkagi ei kehtinud ja ma sain oma isaga tuttavaks palju varem. Ja kas ma oleks saanudki 25+5, kas ma oleks teda siis näinudki, kui kaua seal vangilaagris ikka vastu peeti. Aga nii ta oli ja ma mõtlen oma perekonna või oma isa peale, kui ma läksin kooli ja mul lubati astuda igale poole. Nii et ma olen oktoobrilaps olnud, pioneer olnud, komsomol olnud, aga sealt edasi enam mitte. Ja ei räägitud kodus midagi sellepärast, et mine tea, mis laps räägib edasi. Olid küll vahest niisugused olukorrad, kus isa ja mingid sõbrad said kokku ja et nemad on vanad kaaslased ja läksid oma ette ja läksid sauna ja
ja küllap nad seal kõike rääkisid, aga meile ei räägitud siis küll midagi. Nii et me saime elada nendes tingimustes, nagu nad tol ajal olid. Mis aga ei tähendanud, et huvi selle perioodi vastu oleks kadunud. Ja ma olen taustalt psühholoog ja sotsioloog ja juba ülikooli ajal oskasin ma nagu tähele panna. Oskasin ka koos oma kolleegide üliõpilastega katsuda leida neid lubasid, et saaks ülikooli eriarhiivist raamatuid mingeid lugeda või materjale lugeda või et see siis ringiga kuidagi ikka me teada saime, mis juhtus. Ja mida aasta edasi, seda rohkem muidugi me targemaks saime. Ja kui tuli taasiseseisvumise aeg, olime juba ennem seda väga selle taasiseseisvumise poolt. Ja seetõttu muidugi me kohe innustasime ka meie Ilvi Jõe Kännonit, kes siis oli meil juba Ennutisse jõudnud, et ta seda raamatut aitaks seal korraldada, vedada. Ja nüüd ongi nii, et Ilvi on küll meil veel elus, aga tema ei saanud sel ajal nüüd siia tulla. Et ta tuleb kuskil suvel või sügise poole, eks me näe, võib-olla jõuab mõnele üritusele ka, ma loodan. Aga siis need ülejäänud autorid, prouad, neid kedagi ei ole enam elavate kirjast. Nii et kõik on õigel ajal tehtud, kõik on õigel ajal kirja pandud. Ja ma loodan, et kes vähegi selle raamatu vastu huvi tunneb, saab siin seda omandada eespool. Ja ma sellega hetkel nagu lõpetaksin. Jah.